hea sõber, mina olen Loolale Anna ja täna ma proovin ühte uut ametit. Minust saab täna vetelpäästja. Vetelpäästja töö on märgata ohtu enne seda, kui juhtub õnnetus. Aga selleks, et mina saaksin päris vetelpäästjaks, on mul vaja ikkagi vetelpäästja riideid ja varustust. Mina olen valmis. Minu tänane töökoht on seesama torn. Ja esimene ülesanne on heisata lipp. Tule koos minuga. Mis värvi see lipp on? Jaa, see on kollane lipp. Kollane lipp tähendab seda, et vesi on veidikene külm ja lapsed ja vanurid võiksid olla väga ettevaatlikult, aga ujuda täna võib. Minu järgmine ülesanne on ära märkida, mis on õhu ja vee temperatuur ja UV-indeks. Nii. Stopp! UV-indeks ütleb meile, kui tugevasti päike täna nahka kõrvetada võib. Mida suurem on number, seda rohkem tuleb ennast päikese eest kaitsta. Meil on praegu õhk on 19 kraadi soe. Nii, paneme kohe sinna. Nii. Vesi on 18 kraadi soe. Hästi. Nii, ja UV-indeks on 2. Nii, ja siin on minu kõige tähtsam tööriist. Mis see on? Ja see on päästerõngas. Selle paneme siia. Kuna mina täna veedan päris palju aega päikese käes, siis on väga tähtis panna peale ka päikesekreemi, et mitte ära põleda. Nii et sina ka, kui tuled randa, siis kindlasti võtta kaasa ka päikesekreem. Kindlasti on vaja kaasa võtta ka vesi. Nii. Ja ära unusta siis pähe panna müts. See kaitseb sind päikese eest. See siin on ka üks väga tähtis tööriist. See on mis? See on binokkel. Ta aitab mul näha ikka väga-väga kaugele. Siit ma näen kõiki poisid kenasti ja kõiki inimesi. Nii. Ja saan jälgida, mis toimub rannas. Sa oled kindlasti mõelnud, mis on rannavalve tornis. Ja siin on tegelikult päris tähtsaid asju. Vaata, siin on esmaabikast. Rannavalvetöö ei ole ainult valvata randa, vaid ka aidata siis, kui on mõned väiksemad mured. Nii, et kui sul on mõni väike kriimustus, siis me saamegi sind kohe aidata. Muidugi rannavalvesse saab pöörduda ka siis, kui mõni suurem mure ja meie saame kutsuda sulle kiirabi. Mälumäng. Küsimus. Kui päike on väga kuum ja kõrvetab, siis mida sa teed? A. Sööd ära 3 jäätist. B. Paned pähe mütsi ja jood vett. Või C. Kaevad ennast liiva alla. Kui päike on väga kuum ja kõrvetab, siis tasub panna pähe müts, juua vett ja minna kuhugi varju. See laps jooksis ikka väga kaugele ja tundub, et emme veel ei märka teda. Ma lähen toon ta ära. Hei, kõik on hästi. Kõik on hästi, sa kaotasid just emme ära. Emme on sul seal pool, tule lähme. Kõik on hästi. Ta oli seal pool.
See käis küll väga kiiresti, aga õnneks kõik lõppes hästi. Aga pea meeles, püsi vanema kõrval nii rannas kui ka vees. Vaata, siin on selline käepael. Siia peale saab kirjutada lapse vanema telefoninumbri ja panna lapsele käe peale. Ja kui laps peakski ära kaduma, siis sellega saab väga lihtsasti vanemad üles leida. Täna me heiskasime sinuga kollase lipu, aga meil on tegelikult kokku 4 värvi lipud ja igal lipul on oma tähendus. Nii, kollast lippu me juba teame, see tähendab, et sa pead olema ettevaatlik, eriti kui sa oled laps või eakas, aga kui on punane lipp, mis sa arvad, mida see tähendab? Ja see tähendab, et stopp, ujumine on keelatud, vesi on ilmselt väga-väga külm. Nii, kui on roheline lipp, mis sa arvad, mida see tähendab? Ja, ujumine on lubatud ja siis on meil veel sellist värvi lipp. Vaata, mis värvi lipp see on? Ja see on lilla. Ja kui on lilla värvi lipp, see tähendab, et vee kvaliteet ei ole hea ja selle tõttu ei tohi ka ujuda. Vaata, et see flamingo ujub aina kaugemale. Ja ma ei ole enam kindel, kas ta saab ise tagasi tulla. Ma vist pean talle appi minema. Puhutavad mänguasjad on toredad, aga see ei ole päästevahend ja vahel nad tekitavad palju rohkem kahju kui kasu. Nägid ise, eks? Nii et kui sina kasutad täispuhutavat mänguasja, siis palun jää oma vanema lähedasse. Mälumäng. Küsimus. Kui sinu täispuhutav flamingo ujub tuulega merele, siis mida sa teed? A. Kutsud appi täiskasvanu. B. Karjud flamingole, tule kohe tagasi. Või C. Ujud nii kaugele, et flamingo väsib ise ära. Kui flamingo trivib ära merele, siis kutsud alati appi mõne täiskasvanu. Kas plaanisid sinna hüpata? Jaa. Tegelikult sa ju ei tea, milline põhi siin on. Ja me kunagi ei hüppa tundmatusse vette. Siin võib olla päris palju kive, siin näed on mingisugused oksad ja vetikad, nii et me ei hüppa sinna, kus sa ei tea, milline põhi on. Tule palun, vaata, siin saab seal näiteks ujuda või seal saab need jõe poole peal, seal on spetsiaalne koht, et seal võib hüpata, aga siin ei tohi hüpata. Okei. Veel üks õnnetus saigi ära hoitud. Jäta siis meelde, et me ei hüppa tundmatusse vette. Ja tead, kui sa oled muuli või kai ääres, siis ära roni kivide peal, sest et nad võivad olla päriselt libedad ja sa võid ju vette kukkuda. Me lähme nüüd patrullima suplusala mere poolt. Vaata,
aga sa näed, siin on need oranžid vees hulbivad pallikesed, need on poid ja need tähistavad rannasuplusala, nii et poidest kaugemale ujuda ei tohi. Vaata, see siin on termomeeter. Mõõdame nüüd ka vee temperatuuri uuesti. No nii, vaatame. Aha. Vesi on 20 kraadi. Päris soe on täna. Oho, vaata, kui ma alustasin tööpäeva, siis vesi oli kenasti selge, aga nüüd on vesi ja rohelist värvi. See tähendab, et vee kvaliteet on muutunud ja siin küll ei ole praegu hea ujuda, sest kui selline vesi satub suhu, siis sa võid haigeks jääda. Mõni ikka läheb ujuma. Mälumäng. Küsimus. Kui rannavalve tornis lehvib lilla lipp. A. Kas värvin jalad lillaks? B. Otsin rannast lillat merineitsit. Või C. Püsin kaldal, sest vees on tervisele ohtlik reostus. Kui rannavalve tornis lehvib lilla lipp, siis püsin kaldal, sest vees on tervisele ohtlik reostus. Ma näen, et üks laps on ujunud juba päris kaugele ja ma ei tea, kas ta ikka jaksab tagasi ujuda. Ma igaks juhuks lähen talle appi. Nüüd me läheme toome selle lapse tagasi randa, ta ujus ikka väga kaugele. Püüa! Hoia kinni, hoia nüüd kinni! Kõik on hästi. Kui sa ujud liiga kaugele, võib kaldale tagasi tulemine olla päris raske. Alguses tundub, ma jaksan küll, aga vees võib jõud vaikselt otsa saada. Hea ujuja ei pea ujuma kaugele. Hea ujuja on tark ujuja. Ta tuleb õigel ajal kaldale tagasi. Selline tööpäev meil täna siis oligi. Me saime ära hoida nii mitu õnnetust. Nii et armas sõber, tule sina ka randa ja tea, et sina oled siin hoitud. Aga ole ikka ise ka ettevaatlik ja tähelepanelik. Kohtumiseni! Siin ei tohi tõl mul jalg. Nii mõnus. Jalamassaaž.